Kas sa oled ka tundnud, et viimase 10 aastaga on midagi meie ümber kuidagi fundamentaalselt paigas nihkunud? Ja see pole ainult tehnoloogia areng, ei, see on midagi palju sügavamat. Tundub nagu meie kollektiivne suhe tõega oleks hakanud murenema. Ja valetamisest on vaikselt saamas uus norm. Alustan millestki, mis ausalt odes tekitab natuke külmavärinaid. Üks lause, ei, mul ei ole seda. Mis see on, mida kellegil pole ja miks see pealtnäha lihtne lause nii sügavalt häiriv on? Just see küsimus ongi tegelikult kogu selle tänase arutelu tuum. Okei, lähme siis asja juurde. Kus see šokeeriv lause üldse pärined? See viib meid ühe vastaseisu juurde, mis paljastab meie ajastu kohta midagi väga olulist. Kujuta nüüd hetkeks ette sellist olukorda. Sa küsid kellelt kui otse näost näkku, kuule, kas sul südametunnistust on? Ja vastus tuleb täiesti emotsioonitult, pilk on külm, otse silma vaadates. Ei, mul ei ole seda. Just see jääkülm ja kuidagi jube aus ülestunnistus andiski tõuke kogu sellele analüüsile, et mis toimub valetamisega tänapäeva maailmas. Aga vaata, see šokeeriv hetk ei ole mingi üksik juhtum. See on tegelikult sümptom millestki palju suuremast. Ja nüüd vaatamegi lähemalt, kuidas meie arusaam tõest ja valest on ajas ikka totaalselt muutunud. Ja see slaid siin võtab selle kontrasti päris hästi kokku. Kui sa kasvasid üles, ütleme 80-ndatel või 90-ndatel, siis sa ilmselt mäletad seda tunnetiks. Valetamine oli ebamugav, tekitas süüdtunnet. Sa nägid, kuidas inimene niheles, tema kehakeel reetis, et sees käib võitlus. Tõde oli nagu vaikiv kokkulepe. Aga täna on pilt hoopis teine. Valetamine on tihtipeale jultunud, külm. Inimesed vaatavad sulle otse silma ja ajavad oma joru edasi, isegi kui on täiesti selge, et mõlemad teate tõde. Okei, aga kuidas me siis siia punkti jõudsime? Et seda mõista, peame vaatama asja kahe nurga alt. Üks on see, mis toimub inimese enda sees, individuaalne tasand. Ja teine on see, mis toimub ühiskonnas laiemalt, kollektiivne tasand. Ja siin me näemegi seda jaotust väga selgelt. Individuaalisel tasandil. Vanasti tekitas valetamine sisemise konflikti. Täna tundub, et paljud on oma valedega täiesti rahus. Keha ja pilk ei reeda enam mitte midagi. Ja siis kollektiivne tasand. Kunagi oli tõde püra väärtus, valetamine oli tabu. Nüüd on tõde muutunud valikuliks. Loob see, mis on kasulik, mis müüb, mis on piisavalt veenev või lihtsalt efektne. Ja see kõik viib meid ühe väga olulise mõtteni. Asi on selles, et valetamine pole ammu enam ainult sõnades peituv teema. Ei, sellest on saanud terve kunstlikkuse kultuur, mis on imbunud igale poole meie ellu, eriti muidugi internetis. Mõtle korraks, Instagram ja TikToki filtrid, siledaks töödeldud näod, retušeeritud kehad, need täiuslikult lavastatud elud, mida me sotsiaalmeedias näeme. Me ju kõik teame, et see pole päris, eks ole? Aga ometi me mängime seda mängu kaasa. See pidev eneseturundus on muutunud nii normaalseks, et ausalt öeldes see võlts tundubki juba kuidagi ihaldusväärsem kui see päris toores elu. Ja see allikas, mille see analüüs põhineb, ütleb selle kohta midagi väga tabavat. Kunstlikkusest on saanud uus sotsiaalne norm. Seda eksponeeritakse, tähistatakse, valetamisest on saanud sotsiaalne esteetika. See on päris võimas lause, kui sellele mõelda, eks. Ja vot siin ongi peidus üks ülioluline nihe. Vaata, kui varem kasutati meiki või filtreid, et varjata mingeid ebatäuslikkusi, siis täna on eesmärk hoopis teine, palju radikaalsem. Eesmärk on simuleerida reaalsust, mida polegi kunagi olemas olnud. See on tohutu hüpe. Me ei varja enam, me loome täiesti uue, väljamõeldud reaalsuse. Ja tegelikult kõigele sellele on olemas ka nimi. See pole mingi uus leiutis. Tere tulemast tõejärgsesse ajastusse. Okei, aga mida see peensõna siis tegelikult tähendab? Lühidalt öeldes on tõejärgne seisund selline kultuuriline kliima, kus objektiivsed faktid lihtsalt ei loo enam nii palju kui emotsioonid ja isiklikud uskumused. Ja see on oluline, see on palju sügavam teema kui lihtsalt mingid valeuudised, see on terve ühiskonna muutus. Tõejärgses maailmas ei küsita enam, kas see on tõsi. Küsimus on hoopis, kas see sobib minu maailma pilti. Kas see toidab meie grupi viha, kinnitab meie uskumusi? Tunded on kuningas. Emotsioonid trumpavad faktid alati üle, sest see, mis sa tunned, on tähtsam kui see, mis tegelikult on. Ja kuidas see meie ajuga siis mängib? See on tegelikult päris lihtne, 4-astmeline protsess. Esiteks,
Meid ujutatakse üle emotsionaalse sisuga. Raev, hirm, igasugu sensatsioonid. Teiseks, need tugevad emotsioonid kaaperdavad täielikult meie tähelepanu. Kolmandaks, see pidev pommitamine lihtsalt väsitab meie aju ära. Meie kriitilise analüüsi võime saab otsa. Ja neljandaks, mis juhtub siis? Me haarame kinni sellest, mis tundub tuttav ja sobib meie olemasoleva maailmapildiga, sest see on lihtsalt kergem. Okei, see kõik kõlab päris süngelt, eks? Ja see seab meid ühiskonnana päris tõsised elahkme ette. Nii et, mis saab tõest edasi? Milline on selle tulevik? Aga kas siit on mingi väljapääs? Allikas pakub välja ühe päris huvitava idee, mis on laenatud mõtlejalt nimega Nassim Nicholas Taleb. Kontseptsiooni nimi on nahk mängus. Ja idee on tegelikult ülilihtne. Terve ühiskond püsib koos ainult siis, kui sinu sõnade ja tegudel on reaalsed tagajärjed. Kui sa pead oma jutu ja valede eest vastutama, siis sa mõtled 2 korda enne, kui suu lahti teed. Vastutus. See on see võlusõna, mis hoiab meid ausana. Ja siin ongi need 2 võimalikku tulevikku meie ees. Ühel pool on vastutuse kultuur, seal on valetamisega seotud risk, sellel on tagajärg, au ja tõde on need asjad, mis hoiavad kõike koos. Ja teisel pool küünilisuse kultuur, seal on valetamine lihtsalt üks tööriist teiste seas, kunstlikkust kiidetakse taevani ja tõel pole enam mingit tähtsust. Ja sellega me jõuamegi lõppu, aga mitte kindla vastusega, vaid ühe küsimusega, mille allikas meile kõigile esitab. See on valik, mis seisab meie kõigi ees, nii igaühe isiklikult kui ka ühiskonnana koos. Kas me laseme sellel kunstlikkusel lõplikult võidutseda või proovime me uuesti ruumi teha tõele, isegi kui see on ebamugav ja raske? See on see suur küsimus, millele me peame vastuse leidma.